Oota, mis sa teed mulle? Teen sulle uut tehnikat, mille nimi on Mush. See on Vidal Sassooni uus tehnika. Oligi 14,5, 7.8. klass ja käisin ema labis, juuksurisalongis, koristasin, pesin nõusid, segasin värve, muidugi tema kamandamise peale, milliseid värve tuleb segada. Ja niimoodi kuskil pool aastat töötasin peale kool. Siis mõtlesin üks päev, et prooviks ka äkki midagi huvitavat teha ja võtsin sugulase ette ja lõikasin tal 3 tundi ja lühikest lõikust. See oli päris kaua tegelikult, ma mõtlesin, et ei, see on ikka väga raske töö, sest õlad väsivad ära. See läkski niimoodi, et siis mõtlesin, et ei, ma ei viitsi juuksuriametit teha, sest kuna õlad hakkasid väsima, vaata fööni hoidmisest, väike poiss, kui raske hoida tegelikult fööni niimoodi terve kuivatuse ajal niimoodi. Kogu aeg püsti, selg väsis, hakkas väsima, et mõtlesin, et kuidagi liiga raske töö. Siis muidugi ma proovisin ehitust pärast teha, aga ikka vahepeal vaata lõikasid ikka juuksed, sest sugulane ütles, et vaata, German lõikas mul juuksed, et ma tahan ka vaata. Ja siis niimoodi ta läkski kõik klassivennad, kes olid koolis, kõik said teada, et ma proovisin seda natuke teha ja hakkasid käima niimoodi tasapisi. Siis alustasingi vaikselt niimoodi. Siis 17 läksin esimest korda võistlustele. Et käisid seal talendijahis, et kuidas sa sattusid sinna üldse? Sattusin niimoodi, et istusin kodus, vaatasin telekat ja nägin, et on tulemas uus talendijaht. Mõtlesin siis, et eelmine aasta ma ei näinud mitte midagi sellist, mida näiteks mina võiksin teha. Et ma mõtlen just, et juukselõikust mingi aja peale kiiresti teha. Ja. Mis sa praegult teed Richardile? Ma küsin kõigepealt vahele, et Richard, kuhu su juuksed said, et seal saates oli sul neid märksa rohkem? Ma kindlasti oli rohkem, ma lihtsalt otsustasin muuta oma stiili, kuna mul on lihtsalt sõber juuksur ja mul on see võimalus seda teha päris tihti. Et ei pea olema üks luine kogu aeg, ütleme nii, et väike vahel. Sa ei olegi enam Eesti Dima Bilan, kes sa nüüd oled? No, ma olen Eesti Richard Showman. Okei, aga räägi nüüd, mis sa talle täna siia juurde teed, et tal on päris lühikesed juuksed? Täna ongi, et just paljud mõtlevad, et ei olegi võimalik teha midagi selliste lühikeste juuste peale, aga näed, me võtame tal teeme selle täpsema piirjoone, et see oleks nagu ilusam ja pärast puhastame ilusti šretiga ära ja et teeme tal lauandke suuremaks muidu ja siis teeme talle väikse joonistuse siia külje peale, mis oleks väga efektselt näeks välja, kuna tal on tumedad juuksed ja praegult on veel nahk ise hele ja seda oleks päris hästi näha.